Sõbrad, tere hommikust kõigile. Plaaniväline video, vaadake milline ilm on väljas. Sajab kui mitte padukat, siis väga tihedat vihma. Ja mis see tähendab, koefitsiendid on juba kell 7 hommikul on juba üleval pea kahekordsed, nii et ma otsustasin, et ei jäta seda teenimisvõimalust vahele ja kiirelt alustan tööd ja näitan ka teile, mis siis toimub sellise vihma ajal. Nii et sõbrad, head vaatamist. Sõbrad, vaadake, milline pilt on meil taksomeetris. See 23 ja juba selline. Ma arvan, et aeg on minna liinile ja oodata oma esimest tulemust, oma esimest tellimust. No vaadake, veel tumedamaks läks. Ossa. Ma arvan, et siit kindlalt tuleb kohe tellimus. Nii et teenime pampi. Esimene tellimus koefitsiendiga 2,3 Balti Jääma Mustamäelt. Vot sellised hinnad peaksid olema rõisad. Kogu selle aja, mis ma olen siin veetnud 6 euro eest, on kõik tagasi tehtud. Ja nüüd võiks terve päev selline olla. 10 sellist tellimust ja ega ma rohkem ei teekski tööd. Ja ootame siin Balti Jäämas mõnda aega, teeme seal varju all. Oot seal, teeme suitsu ja jätkame. Nii, hommikune palavus sai läbi. Ja muidugi ilus number, 20 eurot tunnis ja kõik oleks nagu super-puper. Ei, tuleb ikka meil tellimus sisse koefitsiendiga 1,3. Ma mõtlesin, et sai läbi, aga ei saanud. Nii et jätkame oma tegevust. No nii, sõbrad, kell on 9 saanud ja tulemused on päris head. Olen teinud 1,5 tundi tööd ja vot sellised numbrid meil siin kajastuvad. 1,5 tundi, 40 eurot. Kindlasti see ei jätku, ma olen selles absoluutselt kindel. Aga ütleme niimoodi, et start, motivatsioon, siuke meeleolu, kõik on väga positiivne. Nii et varsti hakkame tõenäoliselt kullerteenust ka osutama, sest ma ei usu, et sellise ilmaga ka inimesed viitsivad väljapoole sööma minna. Nii et sõbrad, tänane päev tõotab ikka päris hea olema, nii et vaatame, kuhu me jõuame ja millega me lõpetame täna. Siin kesklinnas enam koefitsienti ei ole ja ma lähen oma vanade heade sõprade juurde kohvi jooma. Nii et tuleb kindlasti väike paus ja pärast siis olen näha, kui on veel koefitsiendid üles, sõidame taksot, kui ei ole enam koefitsiendid, siis paneme kullerteenuse kella 11 sisse. No siin on muidugi aega, aga minu kohvi joomine ei ole ka 5-minutiline, vaid hästi tihti ma olen ka tund aega joonud. Ja lastakse ilusti läbi. Eesti rahvas on viisakas. Täname vastu. Naiste rahvas kindlasti mõtleb, et mul auto läks katki. Aga jah, väike kohvipaus ja siis tagasi. Sõbrad, meenutan teile, et mul on ka Telegram kanal. Nii, see mulle piiksutab. Nii, sõbrad, meenutan, et mul on ka Telegram kanal. Selle leiate siit või siis lühikirjeldusest video all. Ja meil seal käib ikka andmine. Võtan endale ka loen ette RM soovitused. Ehk selline kasutaja meil on seal grupis nimega RM, kes
annab soovitusi ja esitab ka küsimusi. Ja on hea küsimus tal punkt 5. Kas said auto korda? RM pean kahjuks sulle ütlema, et tõenäoliselt nii korda, et ma jääksin sellega rahule. Mitte kunagi see auto ei saa. Muidugi, tehniliselt on ta väga hea, aga mul on vasak tagatuli katki, see vajab üks hetk vahetamist ja samuti on tulekul esipidurid ja tagumine rattalaager. Lisaks sellele kont vajab täitmist, nii et tegemist jagub. Nii et sõbrad, kui on veel mingeid küsimusi, tahate mulle esitada ja siin videos, et ma kajastaks seda, siis palun väga, kirjutage siia Telegram kanalisse ja kui on küsimus hea, siis muidugi ma vastan sellele, ei ole küsimust. Nii aga sõbrad, kell hakkab 10 lähenema ja varsti ka paneme sisse kullerteenuse. Hetkeseisuga tulemused päris head, aga nagu ikka kokkuvõtte teeme hiljem. Kell saab juba 12, olen siia Circle K-sse tulnud. Circle K-sse sõidan hetkel siis kullerteenust, toiduvedu. Ja ma arvan, et see on mulle kohane juba, et siis kui ma ei saa sõita kullerteenust, siis on tellimusi väga palju. Kutsutakse kõiki kullerid tööle ja nii kui ma tulen tööle, siis kohe lõpeb ära see asi. Sest praegu seisuga tunni jooksul olen saanud ainult, nüüd on teine tellimus. Nii et ma arvan, et ma ei peaks enam isegi loteriipileteid ostma. Sellepärast, et tundub, et minu õnn on kuskil seal nulli lähedal. Aga midagi, tuleb töötada nendes oludes, mis praegu on võimalik. Nii et ootan, millal siin saab tellimus valmis ja ehk õnnestub see inimesele ära viia. Teate, alati ei lähe nii, nagu sa plaanid. Ka praegu seisuga mõlemas telefonis kulleri äpp on välja lülitunud ennast ja sisse logida ei lase. Ei tea, mis probleem on, millega seoses see kõik on. Aga kahjuks hetkel on niimoodi. Ja tundub, et ei saagi sisse, ei tea. Kas on minu telefonides asi? Kuigi üks on täitsa tutikas telefon, hiljuti ostetud, teine on nüüd vanem muidugi. Aga ei tea, milles see probleem on. Hetke seisuga ei saa kullerteenuse pakkumist jätkata. Ja ausalt öeldes mu auto ei ole praegu selles seisus, et ma tahaks inimesi vedada. Seega veel natukene aega mudin ja siis vaatame. Kas jätkame. Sõbrad, kell on 1 saanud ja ma tulin siia jälle ühe nii-öelda pikema sõiduga. See looduskaunis kohta. Vaadake, mis siin ümber ringi on. Ainult mets. Ilus ala, ehitatud uued majad siia. Tõin siia toitu natukene. Kell on, nagu ma juba ütlesin, 1. Ma ei teagi, siit tuleb kahjuks vist tühjana tagasi liikuda. Ma ei usu, et siit ühtegi tellimus saab. Seega praegu seisuga on teenitud 2 tunniga 20 eurot. No, see on ei millestki. Aga, õhtu pole veel käes. Nii et vaatame, mis siit edasi saama hakkab. Auto on mul ilusti sitane. See on ka üks põhjus, miks ma ei taha taksot sõita. Seal kohe kindlasti hinnang langeb minu kohta. Nii et jah, sõbrad, mis siin ikka pikalt ei ole midagi ära rääkida. Pöörutan vaikselt tagasi sinna Mustamäe poole, kaugele ei hakka minema. Nii et no nii, sõbrad, mis kell on 13.40. Tuli üks väike nii-öelda oma asi tuli mulle vahele ja ma kavatsesin nagunii kell 2 lõpetada. Seega
seega tänaseks ma lõpetan. Natuke varem kui plaanisin. Natuke tulemustest kohe ma üks hetk. Natuke räägime tulemustest ka, siis hetkeseisuga on teenitud taksonduses on 46.50 ja kuller teenustes kohe ütlen kas selle numbri 24.63. Suht lahja. Ma lootsin midagi muud. Kui ma vaatasin hommiku ilma ennustust, siis ma arvasin, et tuleb palju tulusam päev. Aga isegi see ei ole kõige halvem. Kella 7-st kella poole 2-ni siis. Arvutage ise tunnid. Panen siia ka tunnitasu kirja. Või jah, tunnitasu panen kirja. Seega sõbrad, selline video sai. Mu kanalil on millegipärast viimane video on võtnud tohutuid vaatamisi. Subscribereid on tulnud nii palju, et pole enne kohanud. Selles ma tänan kõiki neid uusi, kes on tulnud ja vanu, kes on jäänud mind jälgima. Ja sõbrad, kui te pole veel subscribe'inud, vajutage nuppu, vajutage kellukest ja te olete esimene, kes saab teada minu uutest videodest. Sõbrad, aga ma tänan teid sellest, et veetsite need minutid minuga ja järgmise kohtumiseni.